Tere, minu nimi on Marit Taro ja ma olen Kirjutades vabaks raamatu autor. Ja see siin on Kirjutades vabaks töötuba, kirjutamise töötuba ja juba 5. tund ja see tegelikult ongi selle seeria viimane tund. Ja me võtame ühendust oma 3. silmaga. Minu jaoks 3. silm siis asub otsmikul ja minu jaoks seostub 3. silm intuitsiooniga, oskusega näha kulisside taha ja kui näiteks mõni inimene sulle midagi ütleb või vastu väitleb, siis sa mitte emotsionaalsel tasandil sa nüüd siis haakuksid tema emotsioonidega või tema väidetega, aga tänu 3. silmale sa saad vaadata, mis võiks peituda selle ütluse taga. Aga mida 3. silm siis endale annab? Ma arvan, et mul on päris hea intuitsioon. Ma tean, et mida enam ma enesetunnetust harjutan, oma kõrgemat mina kuulan, seda paremini ma elan, seda kergemini elus liigun. Seda kõrgema vibratsiooniga inimesed mind ümbritsevad. Nüüd üks osa minust ütleb, et kui nüüd ma jätkan niimoodi kirjutamist, siis võib juhtuda, on üsna tõenäoline, et minu ego siin pajatab lugusid. Minu jaoks on kõige huvitavamad kirjutamised need, kui kirjutamine läheb dialoogiks ja tulemus on mullegi nagu uut informatsiooni pakkuv. Praegu see, mis ma seni olen kirjutanud, on üsna tavapärane jutuvada, et seda juhib praegu minu meel, teps mitte minu 3. silm. Et ma katsun dialoogi siiski asuda, et siis minu arvatav 3. silm või siis kõrgem mina räägiks minuga. Tere, Marit! Aitäh, et lased mul rääkida. Ja ei vadista ise. Mul ei olegi sulle muud öelda. Kui et kuula vaikust.
kuula vaikust iga päev. Igal hommikul 5–15 minutit, alusta 5 minutist ja jõua kuu aja jooksul kuni 15 minutini. Igal hommikul 5–15 minutit vaikuse kuulamist, mõteteta vaikuse kuulamist. Ja igal õhtul samuti, aga õhtul pigem mõtle, mis oli päevasõnum sulle ja sea eesmärgid järgmiseks päevaks lähtuvalt siis selle päeva õnnestumistest. Õhtuti siis päeva kuulamine. Ja analüüs, mis läks hästi. Ja mida teeksid teisiti. Uue päeva planeerimine. Ja siia otsa tuleb ikkagi vaikuse kuulamine, et sa sead eesmärgid, mida sa tahad, aga sa jätad nagu ruumi, kuidas need saavad täituda. Vaikus ja tasakaal on õnneliku elu võtmesõnaks. Selles mõttes, et vaikuse, kuidas ma ütlen? Ma panen see kirja. Õnnelik olemise. Aga vaikus selles mõttes, et sa julged kuulata ja kuulda, mida sa kuuled. Ja ära karda, sulle ei anta rohkem infot, kui sa oled nagu, milleks sa valmis oled. Et selles mõttes ei maksa karta. Sulle antakse jõukohaselt siis infot. Ega koolis on ju ka, et kui sa oled mingis tunnis ja kui see on sulle liiga raske, siis sa ei saa sellest lihtsalt aru. Et seda sa siis mingit infot sa lihtsalt ei hooma, milleks sa veel valmis ei ole. Et seetõttu ei maksa karta ja seda sa juba tead, et siin ilmas on kõike. Aga mida enam sa nagu arened,
seda enam sa nagu mõistad kõike ja siis see võimaldab nagu lihtsalt kõike vaadata nagu filmilindilt, et sa ei samastu enam, sa ei klammerdu enam millessegi, sul ei teki mingeid emotsionaalseid värelusi, vaid sa lihtsalt vaatled, sest sinust on saanud vaatleja. Kuidas ma selle siis kirja panen? Aga panegi siis kirja, et arengusuund on vaatleja staatusesse nagu jõudmine või? Ja sa ei imesta enam millegi üle. Teades, et siin on kõike. Siin maa peal. Siin nüüd võiks olla ka isekas. Kirjuta, võiks olla ka isekas ja lähtuda meelerahust. Teadlikult võtta aega enese taastumiseks. Kui on päevi, kui tuleb 10-12 tundi inimeste keskel olla ja tööd teha, siis tead, et järgmine, ülejärgmine päev oled iseendaga. Siis jõuad jälle. Täna igal õhtul mõttes neid inimesi, kellega oled päeva jooksul suhelnud. Ja ka neid, kes sind on inspireerinud või meeltest läbi käinud. Viimane tänu jäägu õhtul alati endale, vanematele, loojale. Lõpeta päeva meie isa palvega. Nii püsid tänulikkuses.
see vabastab sind kõrkusest. Mis võib ootamatult sinus kanda kinnitada. Ära lase seal juhtuda. Tänaseks kõik. Vaikuse kuulamine. 5–15 minutit hommikul ja õhtul on retseptiks. Pluss meie isapalve. Ja tänulikkus. Päeva lõpus. juuli 2022 Saku. Selline sai siis minu kiri oma kolmandale silmale, oma kõrgemale minale, õigemini siis minu enesevestlus minu endaga. Need on väga väestavad mulle alati olnud ja toovad mind kuidagi enesekeskmesse tagasi ja eneserahusse. Aga head kirjutamist ja kohtumiseni juba järgmistes töötubades. Ma ei tea veel, mis need on, aga küllap midagi ikka tuleb. Kõike head.